nüüd me saame suunduda oma tänase päeva järgmise teema juurde. See on internetmajanduse lubrikandina, kui tahate, siis määrdeainena ja püüame siis arutleda selle üle, et kas internet aitab siis nüüd tõesti iga majanduse nii-öelda paigalseisust üle või käima, mis on see tegelik majandus, reaalmajandus ja internetimajandus, kas need on mingid vastandlikud asjad ja kas see internet nii-öelda, mis rolli mängib kas või tööhõives. Me kuulsime Riigikantselei sellist teadaannet, et tänu internetile kaovad 100 000 töökohad õige varsti. Et selleks meil on Kristjan, Rain, Henrik ja arutelu juhib Hans. Olge hea. Tere päevast ja teeme aplausi kõigile, kes on siiamaani vastu pidanud pika päeva teile, väga hea. Natuke on selline e-valimiste tunne, et inimesi on natuke näha saalis, aga arvan, enamus inimesi on kuskil virtuaalse ühenduse taga vaatavad meid hoopis, nagu meil valimistega on. Meil on niisugused targad inimesed siin laval, kuidagi hästi kaugel, aga mis siis? Ma ei lase teile ennast tutvustada, valage vett parem ja ütlen ise, et Kristjan Lepik on siis see inimene, vaata, kui ma siia kõnin, kas hakkab vilisema või? Hommikul hakkas, ma nägin. Väga hea, enam ei hakka. Kristjan Lepik on siis inimene, kellele kõik Eesti ajakirjanikud helistavad, kui on vaja mingisugust kommentaari seoses ettevõtlusäri ja millega veel? Internetiga? Muruniidukid. Muruniidukid ka, täpselt. Sina oled siis Arengufondist. Henrik Aavik tegeleb e-kaubandusega, sa oled seotud mitme e-turunduse ettevõttega ka, eks? E-turunduse ja e-kaubandusega ja ma ise hetkel ühtegi e-poodi ei pea, aga ma olen e-kaubanduse liidu juhatuses. Ja Rain Rannu on Fortumost, kes ei tea, mis Fortumo teeb, siis on ilmselt ruumiga eksinud, aga lühidalt piisab sellest vist öelda, et Fortumo palkas hiljuti just Google'ist ühe veterani, nii et sellega võiks olla kõik öeldud. Aga teeks niimoodi, mul on niisugune ettepanek, et ärme hoia küsimusi selle sessiooni lõpuks, sest muidu me siin tund aega räägime, mõtleme, mis teha ja siis ma küsin, et kas teil küsimusi on ja siis niimoodi ootame või vaikselt välja mõelda, kas küsimusi on. Nii et kui kellelgi küsimusi on, kohe käsi püsti ja küsime. Ma alustaks jutuajamist ise küsimustega, ma harjutan, ma istun ka siia ja küsin teilt paar küsimust. Prooviks Henrikule. Meil oli siin täna juttu sellest, et keegi tegi eksperimendi, et ta oli ilma internetide pikka aega. Ütle, kujuta ette, sina oled üks selline näide moodsast eestlasest, ettevõtjast, tegutsejast, kaua peaks vastu sina ise ja võib-olla ka sinuga seotud ettevõtted, kui nad oleks internetist ära lõigatud? No 2 nädalat ilmselt ei oleks küsimus, et ma olen ikka püüdnud ettevõtluses püsida nii, et see track factor, mis on siis track factor on firmade puhul see näitaja, et kui juht jääb, või mitu inimest peab jääma tracki alla selleks, et firma hakkama saaks. Et oleme püüdnud ikka hoida seda veidi kõrgemal ja ma arvan, et 2 nädalat ei ole küsimus ja minul endal olla internetist eemal ei ole mingi psühholoogiline küsimus, ma arvan, ma ei ole olnud midagi tükk aega. Aga firmade puhul jah, võib-olla see 2 nädalat on umbes see lagi. Aga hea, ma Kristjanile hoopis teisest perspektiivist küsimuse soenduseks, et teeks fantaasiamängu, et millegipärast 21. sajandi teisel poolel internet ei saanud massiliseks, ma ei tea, oletame, et USA Kaitseministeerium otsustas seda mitte lasta avalikku asutusse, meil ei oleks internetti. Mis nagu Eestis võiks rääkida aastal 2015 majanduspaneelis, nagu meil siin on, et meil internet ei ole, et mis on Eestis niisugused ägedad asjad võiks olla? Kas sa kujutad ette? Mille poolest Eesti on tugev, on eriline oma regioonis, kui meil ei oleks interneti, millest rääkida? Päris hea küsimus. Kohe nagu väga pikka listi ei oskakski kokku panna. Aga põhimõtteliselt ega internet on ka see, kuidas sa seda nagu piiritled, et ma usun, et kui võtta tarkvara arendused, siis midagi seal ikka korda saadetakse, aga vaevalt, et meil oleks mingit varianti olla maailmas parim tööstusriik või midagi sarnast. Kuidagi kurb mulje jääb sellest, et kui internet ära võtta... Ei, aga just hästi, internet on, kõik on korras ju, ärge muretse. Väga hea, Rain, küsiks sinult alustuseks seda, et sinu Fortumo on
seotud väga palju arenevate riikidega, Aasiaga, Aafrikaga. Ütle, kui sa rändad maailmas ringi ja satud Eestisse, on sul ikka tunne, et Eesti on see digitaalsete teenuste poolest ikkagi see maailma seal tipus ja kõige eesrindlikum riik või tehakse juba Aafrikas neid üle mobiili kogu äri ikka hoopiski vingemalt kui meil? No Aafrikas jah, et kui puutuda konkreetselt mobiili, et see on seal teatud põhjustel väga hästi arenenud sellepärast, et seal muud internetitehnoloogiad ei ole nii hästi arenenud. Nii et igas väikeses Keenia külas võib sul olla 3 putkat, kus kõikidest saad mobiiliga maksta. Aga see on muudel põhjustel. Aga teise nurga alt lähenedes, et ma ise olen mõned aastad Californias elanud ja nagu kaugemal olnud Eestist ja mis mulle Eesti juures väga meeldib, on see, et ükskõik kus maailmas eestlasena olles ma saan kõik oma asjad ära aetud, ma saan kõik allkirjad antud, ma saan maksud deklareeritud ja mul on seda väga lihtne teha. Samas kui sõbrad paljudest teistest riikidest ei oma seda võimalust, et nemad peavad füüsiliselt kohal olema või midagi postiga saatma või lahendama neid samu asju palju ebamugavamalt. Et tänu internetile on eestlasena välismaal elada palju lihtsam kui enamike riikide kodanikel. Väga hea, näete, küsimuste küsimine käib niimoodi, kellelgi on vaja, siis käsi püsti ja tulistage. Aga ma tahaks esimese teemana rääkida sellest, et kuidas me saame nagu majandusega ja internetiga kasvu luua. Ja ma natuke tegin eeltööd selle jaoks ja käisin ringi ja rääkisin inimestega, ma tahaks ühte videot näidata lühidalt selleks. Ma käisin ühes väga põnevas Eesti ettevõttes, mis tegeleb elektroonikaga ja teeb näiteks selliseid asju nagu mobiilioperaatoritele repeaterid, mis tugevdavad levi või siis hoopis aitavad teha selliseid jammereid, mis on kaitseväes kasutusel, kui on vaja näiteks vaenlase sidet segada. Rääkisin natuke juttu selle ettevõtte juhiga ja lühidalt jõuame seda videot vaadata praegu. Korea ja Jaapan ja Hiina näited seda otseselt kajastavad seda seisukohta ja millegipärast on tööstus jäänud niisugusesse mitte märgatavasse rolli Eestis just ja kui räägitakse, et mis peaksid olema meie perspektiivsed alad, siis räägitakse seal nutika spetsialiseerumise raames mingisugust aladest, aga keegi ei ütle, et need peaks olema tööstus. Tuua näiteks eeskujuks Eestis ettevõte, kes oma 16 töötajale maksab 6000 eurot palka ja küsida seejuures, et kas teil peale friikide seal keegi töötab ka veel, siis tuleb välja, et ei. Nii et niisugust kõrgtasemel spetsialistide klubi tuua eeskujuks, ütleme, mingisugusel laiemale tegevusele, et see ei ole adekvaatne. Kas me võiks kuidagi seda Eesti kasvu toetavat tööstust paremini esile tuua? No kõigepealt peab julgema välja öelda sõna tööstus, industry. Kui San Francisco lennuväljalt hakata sõitma Silicon Valley poole, siis kuskil kilomeetri kaugusel on suur mäenõlv, kus on peal suurte tähtedega Hollywoodi asemel on seal kirjas, et South California Industrial Park. Et kui esimest korda ma seda nägin, siis mõtlesin, et eestlane on siiamaani näinud seal mingisugust teadust, ainult science, research. Aga ameeriklased millegipärast riputavad välja hoopis industry loosungi ja tõesti seal on 1000 kõrgtehnoloogilist ettevõtet ja kui eestlane tuleb sinna 1 või 2 kõrgtehnoloogilise ettevõttega riigist, siis ta ei suudagi aduda, et seal on 1000 kõrgtehnoloogilist ettevõtet, kes toodet arendavad. Kas ma äkki saaks küsida hoopis teisest perspektiivist soovitust või nõuannet, kuhu oma talenti panna inimestel, noortel, kes tulevad ülikoolist, võib-olla saavad astuda ettevõtlusesse. Ja tundub, et neile maalitakse ainult üks pilt, et sa pead tegema siis oma idufirma, saama need toetused ja siis ruttu Eestist nagu välja selle viima. Muidugi on niisugune lähenemine, niisugune kampaanialik ja mitte eriti perspektiivikas, sest ütleme,
kui ma toon siin needsamad näited, et kunagi on olnud kogu maa elektrifitseerimise kampaania, kogu maa kemiseerimise, maisiseerimise, puutkäsitsi istutamise kampaania, ja hiljem tagasi vaadates selgub, et kõige rohkem ongi kannatada saanud need kampaania teemaalad. Et enne kui mingisugust teemat nii-öelda kampaaniaks või absoluudiks puhuda, et tuleks ikkagi mõelda, et peale antud teema on ikkagi kõik ülejäänud elu ka olemas. Et kõigepealt on ikkagi jõukuse jaoks, nagu näitab Egiptus, ei piisa turismist. Turismimaad kõik on ikkagi vaesed. Selles mõttes need vaesed tavainimesed saavadki Egiptuses käia, et sealsed inimesed on veel vaesemad. Kindlasti on Korea turismitase märgatavalt kõrgem kui Egiptuse oma, kuid ta on kõrgem ikkagi sealse kõrgtehnoloogilise tootmise tõttu. Sinna ei tule see ennast kõrgi laenanud viimane vaene eestlane või keegi teine, sinna tuleb ikkagi Samsungile külla konkurendi või kaastöölise firmast, erialafirmast. Nii et kes tahab nii-öelda turismi hoida kõrgel tasemel, see peab tootmist, tööstust kõvasti arendama. Mul oli Andrus Taklega väga põnev jutuajamine ja pikemalt tegelikult näeb seda ka selle konverentsi kodulehelt. Praegu me ei jõua pikemalt seda vaadata, aga mis te nüüd ütlete? Kui me räägime, et majanduse puhul on vaja kasvu, kas te olete nõus sellega, et tegelikult sellest laiapõhjalist ja jätkusuutlikku kasvu võiks meil anda ikkagi tööstus arendada? Kristjan, mis sina arvad? Mina arvan, et näiteks ma sattusin nagu numbreid veidi täpsemalt tööstuse mõttes vaatama ja Eesti tööstus on mahult, siis sellest lisandväärtusest, mida toodetakse, 10 korda väiksem kui Soome oma. Aga töötajaid on ainult 3-4 korda vähem. Ehk et tegelikult minu arust ei olegi nüüd nii küsimus, et kas me peaksime tegema siis tarkvaraarendust või tööstust, või et kui see mahuvahe on nii suur, et siis me peaksime tegema mõlemat paremini. Et see ei ole nagu Eestil ei peaks olema kitsas nagu otsustuskoht, et me nüüd otsustame selle ühe asja ära, teeme seda, vaid pigem peame mõtlema, minu arust väga suur väljakutse näiteks tööstusele on see, kuidas neid tekkivaid tehnoloogiaid, olgu ta siis biotehnoloogia toidus, materjalitehnoloogiad väga paljudes sektorites või IT, tegelikult kõiges automatiseerimine, kuidas Eesti tööstus neid paremini kasutaks. Et seal on väga suur nagu potentsiaal ja sellest eraldi on siis see, et kui sa suudad nagu näiteks mingi uue lahenduse tööstusele teha, siis sa võid sellest tekitada toote ja selle müüa globaalselt maha. Nii et minu arust peaks mõlemad tegema. Ja kui meie maas olemine on rahamahult 10 korda ja töötajate arvult 3 korda, siis on selge, et tulebki lisada seda tehnoloogiat nende töötajate juurde, et saaks samade töötajatega või sama töötajate arvuga on ju võimalik ka Soomest mööda minna oma tööstusega. Mina küll ei näe, kus siin see vastuolu on otseselt tööstuse ja mis see teine pool oli, teenusmajanduse ilmselt või teadmiste. Ütleme kogu see tehnoloogia pool, siis otseselt tehnoloogia arendamine ja teine on siis tema rakendamine. Ilmselt on ikka väga seotud, jah. Aga kas, üks teema, mida me puudutasime ka oli see, et mis on nagu läbi avaliku debati mõttes, et kui me tahame rääkida sellest, mis avalikkusele korda läheb, on see, et meil on väga edukad idufirmad ja nad saavad palju tähelepanu ja saavad ka palju, ütleme, tähelepanu erinevatelt avaliku sektori asutustelt ja toetust. Et kas see on nagu jätkusuutlik viis, et me neid toetame suurema tähelepanuga, kui me püüame seda tööstust, mis meil on, siis teha tootlikumaks? Nagu sa ütlesid, et meil üks probleem on tootlikkus, Kristjan. See on tegelikult jah teema, mis kerkib päris paljus kohtades, nii et me ausalt öeldes, kui me seda paneeli siin nii-öelda kokku saime, et paneel ka kvaliteetselt tuleks ja omavahel arutasime, siis üks suur mure oli, tegelikult kõige suurem mure oli see, et me väga paljudest asjadest vist arvame samamoodi, et kui intriigi ei ole, siis on nagu jama. Et siis me proovisime siin otsida kohti, kus neid intriige tekiks ja see tegelikult on koht, kus on sellist eriarvamust päris palju, et kas nüüd tõesti Eesti peaks idufirmadele rõhuma või siis mitte, või siis võtma midagi traditsioonilisemat, et see on, minu arust on see nagu väärt diskussiooni koht, mida peaks oluliselt laiemalt kui siin tegema ja ma arvan, et sageli idufirmade puhul ei nähta seda, et kui sa tõesti toetad mingit projekti, mis on võib-olla alles toores,
siis ta kohe ei toogi sulle tagasi, aga kui vaadata näiteks, kuidas, ma ei tea, TransferWise on kasvanud vist aastaga 60 pealt 300-ni, millest päris suur osa inimestest on Tallinnas tööl, siis see on väga konkreetne maksutulu. Okei, see on aga, kas see toob Eestile majanduskasvu? Kui meil on üks ettevõte, mis on tõesti, keegi ei vaidle, et on väga edukas, aga kas see on lahendus, mida me peaksime siis ainukesena viisina, mida toetada, et tekiks samasuguseid ükssarvikud ja kuidas iganes nimetada, neid rohkem? Sinu jutust ma saan aru, et sa juba eeldad, et täna toetatakse startup'e rohkem kui tööstust, aga see ei ole ju nii. Kõige suuremat raha saab ju Ericsson, mis on ka midagi suhteliselt IT-äri, aga ikkagi tööstus. Et minu arust startup'ide toetamine Eestis on täna väga väike ja ikka on ikka suhteliselt väike ja tihti need startup'id, kes saavad raha, ei olegi need, kes saavad kuulsaks, sellepärast, et sa pead oma ärimudelit väga palju kohandama ja hästi bürokraatiale selleks, et sellele rahale ligi pääseda. Sa arvad, et peaks rohkem toetama, ma saan aru? Ma arvan, et peaks toetama, aga toetama targalt, et tegelikult need meetmed on olemas, et kas mingi tehnoloogia väljatöötamiseks või tootmise käivitamiseks, et ei peaks toetama niimoodi, et tee startup ja vaata, nüüd on see uus meede, eks ole, kus stardikapitali saavad ainult need ettevõtted, kes ei oska äri ajada. Niisugune tingimus on sees, et sul ei tohi kunagi olla varem enne olnud niisugust ettevõtet, millel on käibemaksu kohuslus vist. No, me räägime siin startupidest, aga meil laval on inimene, kes teab seda lähemalt kõige teine. Mis sina arvad, Rain? No kui vaadata edukaid Eesti startup'e, alates Skype'ist, TransferWise, Fortumo, GrabCAD, Pipedrive, paljud teised, mitte ükski nendest ei oleks olemata, kui ei oleks olnud riigi otsetoetusi. Kõik on saanud ise hakkama, kõik on ise tekkinud ja kõigi puhul on riigi toetuse osakaal hästi minimaalne. Et Fortumo puhul ka, et me 6 aastat tagasi, kui me hakkasime esimest korda USA turule minema, kasutasime ühte EAS-i programmi, mis aitas meil ekspordimüügitöötaja palgata poole odavamalt. Ja see meie jaoks oli tol hetkel väga oluline samm, sest see andis meile julgust, et kui me võtame USA-st senior inimese, siis tema palk on umbes 4-5 korda kõrgem Eesti tipppalgast, et me oleks selle sammu nagu julgenud teha, et selleks see riigitoetus oli abiks. Aga kindlasti ta ei olnud määrav. Ja nüüd, kui me tagantjärgi vaatame, et siis kõigi toetuste kulu, keegi vist arvutas välja, mis tüüpiline edukas startup on saanud Eesti riigilt, et selle nad maksavad praegu tööjõumaksudena 2-3 kuu jooksul Eesti riigile tagasi. Et see on suhteliselt nagu väike olnud. Aga üleüldse jah, et nagu toetustest, et mina näen, et kindel viis toetada startup'e on investeerida või toetada haridust. Et selle asemel, et otse firmadele raha anda, seesama raha tuleks investeerida IT-haridusse või inseneriharidusse laiemalt. Et see on absoluutselt kindel erapooletu viis hoolitseda selle eest, et meil tekiks edukaid ettevõtteid. Ja nii IT-alal kui ka miks mitte tööstusalal. Et seda peaks palju rohkem tegema. Ja seetõttu on hästi toredad tegelikult eraalgatused, mis nagu haridust toetavad, et siin just eelmine nädal ühe eduka startupi asutanud Hardi Meiubaum kinkis Eesti 50 koolile 3D printeri. Et üha rohkem me näeme ka seda, et need, kes on edu saavutanud startup-alal, annavad eraalgatuslikult Eesti riigile tagasi ja seda just eelkõige läbi haridusprojektide. No jaa, aga ma siin püstitasin selle mõtte, mille võiks vaielda, et meil on vaja Eestis majanduskasvu saada ja võib-olla internetiga seotud siis. Mul tundub see mõte väga hea, aga kui meil on palju haritud inimesi, aga nad lähevad oma ideid teostama siis mujale, see ei ole midagi halba, kui nad teevad oma väga eduka startupi, aga kuidas aitab Eestis majanduskasvu, ütleme siis, turgutada? Seadusandlusega. Minu arust see on täiesti puhas juriidiline innovatsioon, et kuidas saavutada see, et Eesti firmaga oleks võimalik teha äri üle maailma, et ta seadusandlus oleks niivõrd harmoniseeritud, et ta oleks nii sarnane UK-ga, näiteks UK-s tehakse palju just sellepärast, et teatakse, kuidas sealsed lawyerid oskavad lugeda seda, et täna on Eesti seadusandlusesse on küll palju ettepanekuid tehtud, mis võiks muuta startup-ettevõtjate poolt. Aga et minu arust ei ole need veel juurutatud. Jah, see on üks külg, aga hoopis teine olulisem külg on see, et sa võtad tüüpiline startup-ettevõtte, siis nende käibest oled 95-99% tuleb välismaalt. Ja samas, kui vaadata
töötajaid, siis enamikel startupidel üle poole töötajatest, Fortuma puhul 75% töötajatest on Eestis. Ehk siis sisuliselt me maksame välismaa klientide rahaga me loome Eestisse töökohti ja maksame Eestis makse. Et selles suhtes minust on täitsa ebaoluline vaadata, et täpselt kui suur osa siis näiteks GrabCADist on ikka nagu Eestis või et kas juhtimine on Eestis. Et mis on oluline, on see, et Eestis luuakse töökohti ja sageli teine oluline aspekt on see, et on Eesti omanikud, Eestiga seotud omanikud, kes suudavad väärtust luua üle maailma. Et minu arust on see isegi natuke olulisem külg, kui tingimata igal juhul välisinvesteeringuid Eestisse saada, et pigem teine olulisem külg on, et meil tekiksid Eesti omanikud, Eesti investorid, kes suudavad üle maailma luua väärtust ja sellest siis mingisugune osa siia Eestisse jätta. Et see on ka trend, mis on tärkamas ja mida tuleks arendada. Kristjan, kas mul on lootust, et sa vaidled vastu või oled? Ma ei vaidle vastu, pigem täiendaks, et minu arust on maailm tegelikult laiemalt ka väga tugevalt praegu muutumas just selle sama trendi läbi, mida Rain rääkis. Kui võtame kas või 15 aastat tagasi, siis ikkagi väga suur osa ärist oli niimoodi, et sul oli töötaja, regulatsioon ja klient olid kõik samas riigis. Ja nüüd on tegelikult niimoodi, et see täiesti muutub, et kõik võrgustikud lähevad üle riigipiiride. Ma arvan, et startup-ettevõtjate jaoks see riigipiiride tähtsus nagu kaob väga tempokalt, et see pigem on selline nagu teemade kaupa maailm jaotatud, kus midagi huvitavat toimub. Ja selles valguses on minu arust riigid, ma ütleks kohati isegi veidi iganenud moodustis, et selles mõttes, et kui meil tekib siia ettevõtjad, kes tõesti võtavad oma raha globaalse kliendi käest ja maksavad seda nagu Eesti maksusüsteemi tagasi läbi siin näiteks töötajate või nende emafirmade hoidmise, et siis see on väga suur väärtus ja ma arvan, mis maailmas läheb väga agressiivselt järjest rohkem käima, on see sõda talendi pärast, sest kõik saavad aru, et kui ma suudan selle targa siia meelitada, siis tegelikult siis on sellest nagu väga suur võit, et ma arvan, see täna ilmunud Memokraadi Sten Tamkivi artikkel, kus ta räägib ka sellest võõravihast ja Eesti tolerantsi vähesusest, et see on nagu üks väga kriitiline teema. No ma tahtsin just öelda, et me tahame majandusest rääkida, aga see jutt läheb kohe selleks, et meil on nagu nii palju muid hoobasid, et selleks, et inimesi siia saada, alates tööseadusest lõpetades sellise üldise kultuurilise tolerantsiga ja et see ei olegi midagi, et mida me saaks siis tänavuses riigieelarves nagu justkui vastu võtta ja nüüd kohe hakkab toimima, on nii? No see on tegelikult see, et ega majanduskeskkonda ei saa täna kuidagi võtta ei kultuurist, sotsiaalpildist, regulatiivsest keskkonnast eraldi, et ta on selle väga seotud osa, et täpselt samamoodi nagu Kreeka kriisi puhul, et need, kes ainult Excelis kunagi seda arvutasid, need tõenäoliselt eksisid kõvasti, sellepärast et seal oli ka väga paljud asjad kultuurilised, mis seal teistmoodi on. Et tegelikult seda ei saagi eraldi vaadata ja mida ma ka praegu nagu viitan sellele, et ma arvan, et maailmas juhtub see, et see top 10% tarku inimesi loob kogu aeg järjest suuremat osa maailma majanduse nagu lisandväärtusest. Ja see tähendab seda, et kui sa suudadki luua lahenduse, mis läheb üle riigi piiride, siis su turg on väga suur ja 5 tarka inimest võivad teha väga suure raha, mida nad 10 või 15 aastat tagasi saanud teha veel, sest maailma majanduse struktuur ja nii kiiret kasvu ei võimaldanud. Ja kus need inimesed on, seal kus nad on, sellel riigil läheb majanduslikult hästi. Nii et sellepärast me jõuame väga kiiresti sellise nii kultuurilise kui tolerantsi teemani, ja see ongi Eesti majanduse tegelikult väljakutse, et just olid ka valimised ja väga vähe oli diskussiooni, et mis on Eesti majanduse nägu 10 aasta pärast, et mida me maailmale pakkuda tahame, mis on meie see value proposal. Ja minust seda oleks vaja nagu arutada, et me anname maailmale seda, me oskame teha seda hästi. Kui me kõike keskpäraselt teeme, siis Eesti jääb väga majanduslikult väga viletsaks riigiks. Hiljuti paar nädalat tagasi käis üks inimene Eestis, kes on Google'i siinse regiooni avaliku poliitika juht ja David Mothander Stockholmist. Tema tõi sellise väikse graafiku või sellise statistikalehe, ta näitas mulle, mis pärines ühelt suurelt konsultatsioonifirmalt, mis ütles, et Eesti on nagu avaliku sektori teenuste poolest jube edukas ja kõigile eeskujuks ja keegi ei kahtle selles. Ja kui vaadata siis nüüd teist sektorit ettevõtteid, siis on meil väga selline elav IT-sektor, hirmus agar, aga ülejäänud ettevõtted on suhteliselt mahajäämuses. Sa mõtled just nagu idufirmade osas või? Ei, üldse kogu Eesti majanduses, ütleme. Kui palju kasutatakse digitaalset tööriistu, et oma igapäevast majandust nagu ajada?
kas meil oleks mingisuguseid selliseid häid mõtteid selleks, et kuidas seda ülejäänud osa ettevõtetest, mis tegelikult on ju ühes sellises Eesti-taolises riigis kogu kasvu aluseks, kuidas neid nagu edendada ja neid saada rohkem digitaalsesse maailma otsapidi? Millised sektorid on nii sellises mahajäämuses, nagu sa kirjeldad? No tema ütleb alates sellest, et meil on kogu teenusmajandus, on ju, siis on seal tootmises on seda vähe, põllumajanduses on seda vähe, et kui sa võtad äriregistri ette, siis ma usun, et sa leiad üles väga head näited nendest, kes on Eestis edukad ja kuskil digitaliseerinud, sa tead neid näiteid, aga enamus keskmine Eesti OÜ või AS ei kasuta oma äri ajamisel väga palju internetti. Ma võib-olla tunnetan kõige rohkem Tallinnat, et ütleme, kui ma loomelinnakus tahan lõuna sööma minna, siis kõik lõunapakkumised on Facebookis leitavad, et see on seda, et kõik söögikohad, ka väiksemad, annavad internetis enda kohta teada, see on normaalne ja Google'ile võib-olla paistab see nii, seepärast, et nad ei osta seda reeglina Google'i käest nii suurtes mahtudes ja seda koha reklaami. Ma arvan, et ka väiksemates kohtades on juba internet avastatud ja minu arust on see Eestis ikkagi see kasutamine päris kõrge. Ma ei oskaks küll näppu panna selle majandusvaldkonna peale, mis täna ei oska internetis tegutseda. E-kaubanduse valdkonnas on küll niimoodi, et kuni viimase ajani ei ole Eestis tugevad brändid interneti tulnud. Et täna ei ole Selverit, niisuguseid suuri tugevaid brände, Rimid ja Maximad just tulid interneti kaubandusse ja ka alles astuvad seal esimesi samme. Aga selle põhjus minu hinnangul on suuresti see, et meil on lihtsalt niivõrd palju kvaliteetset äripinda, kus alati on sul mugavam internetikulu asemel teha üks betoonpood juurde. Ja võib-olla see on hoidnud küll tagasi interneti kaubanduse arengut, et niisuguseid tugevaid brände ei ole, aga ega tarbija pole sellepärast ostmata jätnud, et lihtsalt Amazoni osakaal on palju suurem Eestis müügis, kui on ütleme, Taanis või Soomes. Et inimesed internetis ostavad ikka. E-kaubandus on väga hea teema, aga kas ma küsin korra teistelt panelistidelt, et kuidas te tunnetate, kas üks Eesti Harju keskmine ettevõte kasutab piisavalt digitaalseid vahendeid, et oma äri ajada ja edendada ja efektiivsemalt teha seda? Mulle tarbijana on küll mulje jäänud, et Eesti on juba väga varakult, on ju 10-15 aastat tagasi avalike internetipunktidega igasse külasse, igasse kohta internet tasuta kättesaadav, et on sellega olnud ikkagi teerajaja ja me ikkagi, see väljendub ka asjades, et igas väikeses maapoes saab kaardiga maksta, kõik on interneti ühendatud ja neid vahendeid kasutatakse. Et mulle tarbijana jääb küll mulje, et ma ei näe seda probleemi. Võib-olla publikust keegi oskab nagu tuua mõne näite või avada seda teemat. Ma mikrofoni saaksin üks küsida. Tahtsin puudutada seda teemat, mida te just rääkisite, et nagu söögikohtadel nad panevad interneti üles, et mis on süüa, et see on see kõige basicum level nagu, mida kõik teevad. Aga siin on just probleem selles, et high-tech, ütleme, tootmises, mitte suhtlus kliendiga, see käib loomulikult meili teel läbi interneti, aga see natukene ka asjade internet siia sisse tuua, et seda nagunii väga ei ole, et ettevõtte sees masinate vahel kuidagi need protsessid oleksid nagu paremini korraldatud. On küll see kliendiga suhtlus olemas interneti teel kõik, aga ettevõtte sisene, et seda efektiivistada, et minu meelest peaks just sellele nagu rohkem rõhku panema. See on hea küsimus ja näide, et oma äriprotsesse teed digitaalseks. See tegelikult ongi, see on üks koht, kus minu arust on probleem, et ma ühte küsitlust lägin, mis näitas, et Eesti ettevõtted väga paljud kasutavad ainult ühte või kahte nagu digitaalset osa äriprotsessis, et enamasti see on mingi raamatupidamisteenus või midagi primitiivset. Et tõesti, kui see asjade internet sisse tuua, siis seda on väga vähe. Et see homme, ülehomme ongi vist tööstus 4.0 konverents, mida ITL veab, et see on tegelikult väga tähtis teema, mida vaadata, et see tuleb, mujal maailmas on see näha väga agressiivselt, et see tuleb, muudab kogu tööstust, et see on midagi, mida me peaks kaasa vaatama. Ja seal on just see, et IT-sektor peab siis tegelikult minema laiali igale poole nagu ise pressima ka rohkem, et see on nagu alati see koosneb kahest partnerist, et ettevõtte, kes võiks rakendada ja tal võib olema ka hea teenus, millega oma äriprotsessi ta näeb, et reaalselt see seda paremaks teeb.
ja see saab sündida ka IT-ettevõtete ja tootmisfirmade partnerluses ja ka startupide ja tootmisfirmade partnerluses. Et tulles sinu e-kaubanduse näite juurde, ega Ameerikas ka Safeway ja Whole Foods ja Walmart ei läinud vabatahtlikult internetti, et neid ka tõmmati sinna startupide poolt, et konkreetselt Instacart näiteks, mis on praegu väärtuslikum kui mitmedki need brick and mortar poed. Aga et tootmise puhul ka, et nendel paljudel IT-firmadel ja startupidel just eriti võimalus, et kui nad suudavad lahendada mingisuguse kohaliku tootmistööstusfirmaga koos mingi olulise probleemi, mis on oluline ka paljudele teistele sarnastele firmadele, et siis seda annab tootestada, eksportida ja tänu sellele kõrget lisaväärtust ja ka kõrgepalgalisi töökohti luua. Üks näide, mis mul tuli meelde lihtsalt, et üks välismaa ettevõte, kes päris suurelt Eestis toodab, et siis tema nii-öelda Eesti juhtkonna juurde mindi ka ideega, et te peaksite tootmisprotsessis rohkem IT-d kasutama ja automatiseerima, siis nad ütlesid, et meil on siin ainult kuluotsused, et need tegelikud otsused on Skandinaavias, et siis ei juhtugi võib-olla midagi, et kuigi see on ka väga konkreetne kuluotsus tegelikult, aga mõtteviis, ma arvan, et see mõtteviisi muutmine on nagu hästi-hästi tähtis suur osa, et seda osataks mõelda. Ma ei tea, see Google'i juht, kellega ma rääkisin, tema lahendus sellele oli see, et me pakume neid Google Play siis neid oste ka Eestis. Ja see on võib-olla see, mida siis tegelikult Rain sinu ettevõte ka teeb, et võib-olla saab seda kliendisuhtlust ka teha digitaalsemaks, et sa tellid oma päevaprae juba äpist ära ja maksad ära ka sealt. Ma ei tea, kas Eestis saab mõnes söögikohas teha niimoodi just kui Taxify's, et saab küll. On terve hunnik startup lahendusi, jah, millest saab. Aga lähme selle e-kaubanduse juurde, siis e-kaubandusel oli eelmisel aastal hea aasta, 36% kasvab sest e-kaubanduse osakaal Eestis, aga selle osakaal kogu Eesti e-kaubandusest oli vist 2%. Et Henrik, ma küsiks sinult, kes vastutab selle eest? Kes vastutab? 2% eest vastutab muidugi Statistikaamet, sellepärast et nad loevad ainult neid ettevõtteid e-kaubanduse alla, mille põhitegevusala on e-kaubandus, veebipoe pidamine. Et nad ei loe e-kaubanduse alla, ma ei tea, Estonian Airi näiteks, nad loevad vist, ühesõnaga ettevõtteid, millel on põhitegevusala ei ole, kui on teisene tegevusala, siis ta juba ei lähe sinna külge. Ja nüüd, kui sinna kõrvale panna Swedbanki andmed, siis see on üks 6-7% kaubandusest on e-kaubandus juba. On see piisavalt palju või? Minust ei ole. Ei, ka see ei ole nüüd nii ilus arv, aga see näitab seda, et me ei ole ikkagi nii trööstituspositsioonis, ja teine, et inimeste teadlikkus e-kaubandusest on väga madal, et kui sa inimese käest küsid, et millal sa viimati midagi internetist ostsid, siis ta ütleb, et ma võib-olla ei olegi ostnud, ehkki ta just eelmisel päeval maksis Taxify'ga või käis kinos ja ostis pileti mobiiliga. Et nad ei anna endale aru, et need küsitlused on tehtud sellised Euroopa leveli Eurostati küsitlused ja ka sealt tulevad kehvad numbrid. Võib-olla ma olen nagu selline huvigrupi esindaja ja räägin, mulle meeldib mõelda, et e-kaubandus on nagu kiires kasvus ja hästi arenev, aga tegelikult mulle tundub, et ta nagu on, et väga väikesed ettevõtted ja soovivad juba tegelikult alustada oma e-kaubandust. Mis see küsimus täpselt oli? Ei, ma küsin ka teie käest ka seda, et kui me nüüd usume, et mingi tõde Statistikaamet numbrites on, siis miks eestlased ei taha internetist piisavalt palju osta või ostavad Euroopas ikkagi suhteliselt vähe? Kas see statistika kajastub ka Amazonist ja välismaa kohtadest tehtud oste või mitte? Ma tean väga paljusid, kes pigem ostavad Amazonist. Muidugi ei kajasta, Statistikaamet ei loe Amazoni. Aga seda kajastab see, et vist kas eelmisel aastal ütles Eesti inimestest küsitlusele, et kas sa oled internetis midagi ostnud, see number vist 26 või 29% inimestest, ja see siis puudutas kõik kust kohast ostetuna, mis on Euroopa riikide seas üks madal. Ma ei tea, kui Tallinnale läheb Tartusse ja soovib hotellis ööbida, siis Booking.comist saab parema pakkumise kui otse helistades. Et ma ei kujuta ette, et miks peaks keegi minema ja helistama otse hotelli, et võib-olla on teadlikkus madal, aga ma ei usu, ma arvan, et Eesti inimesed guugeldavad, Booking.com teeb seda nii-öelda SEO-d ja reklaami Google'is võimsalt ja pakub need head pakkumised kindlasti seal välja ja ma arvan, et ja sellest ärist mitte midagi Eesti statistika ju ei näe. Ka Swedbank ei näe, Swedbank näeb ainult, et PayPali läks raha. Siit võib-olla ka võiks kohe küsida, et Henrikult, et tegelikult tulebki küsimus, et Booking.com on ka nagu välismaine teenusepakkuja
et kas Eesti e-äril kohapealselt on üldse tulevikku või et mina arvan küll, et väga et on, aga see tulevik põhinebki nagu ka startupid, et niisugusel looval mõtlemisel, et hakata tegema Eestisse oma booking.com-i selleks, et võita sellest ärist oma need täiendavad 5% ei ole ilmselt põhjendatud. Meil on küsimus. Repliik Booking.com-i kohta. Kui me ostame Booking.com'is, siis me ei toeta nii palju Eesti majandust, kui me ostame otse hotellist. 20% on teenustasu Booking.com'ile ju. Jah, aga ma olen seda ebapatriootlikku otsust ikka mõned korrad elus teinud. Mina samuti ma tunnistan. Aga see on väga õigustatud küsimus tegelikult, et sealt tulebki nagu see välja, et kuna Eesti seda Booking.com'i ei ole mõtet teha, et väga paljudes valdkonnas meie tuleviku küsimus ongi see, et mitte mida me Eesti kliendile suudame pakkuda, vaid mida me üldse nagu suudame selles valdkonnas nagu laiemalt teha ja kui sa ei suuda laiemalt teha, siis tõenäoliselt teeb keegi teine. Jah, aga teistpidi võttes jälle, kui on Tartus hotellid, mis suudavad ennast edukalt müüa Booking.com'is, siis nende kiire täituvus on väike kaotus selle 20% raha äraandmise eest. Jah, et protsendid on irrelevantsed sageli, et kui nad suudavad ikkagi tänu internetile ja nendele rahvusvahelistele agregaatoritele poole rohkem müüa, siis see äraantud protsent ei ole nii relevantne. Aga jah, laiemalt vaadates me Eestis, selle haakub selle startup teemaga, et eestlastel oleks pigem mõistlik, ja jällegi ma olen võib-olla kallutatud, aga oleks mõistlik pigem otsida neid väikseid nišše, kus me saame ise olla nii-öelda booking.com, kus üle maailma kliendid kasutaksid meie lahendust, et see on palju viljakam, kui proovida teha siia kõrvale mingeid oma kodukootud asju ja neid välismaiseid Amazone kuidagi eemale tõrjuda. Kuna e-kaubandus on selles mõttes piiridüle nähtus, siis võib-olla need numbrid ei kajastagi seda, et kas asi on hästi või halvasti. Kas te olete nõus? Ma usun küll. See on koht, kus see Eurostati põhine statistika ilmselt näitab meile küllil olevaid aiateibaid. Üldiselt e-kaubandus ei ole väga globaalne äri, et see on niisugune levinud arvamus, et teen e-poe ja üle maailma ostetakse minu arust kaupa, kuid see ei ole nii. Et üle maailma on e-kaubandus kõige edukam just nendes sihtpunktides, kus sul tegelikult on betoonpoed ja kogu maailm tegelikult täna räägib aina vähem e-kaubandusest ja aina rohkem omnichannelist ehk on erinevad kanalid, kust kaup jõuab tarbijani ja kõik peavad olema kaetud, et nii mobiilipoed kui kataloogipoed, ukselt uksele müük minu poolest või siis betoonpoed ja muud sellised. Ning sellepärast on teada, et ka Amazon siin-seal võib-olla proovib juba neid esimesi outlete teha, aga edukad e-poed on ikkagi nendes põhiliselt müüvad nendes kohtades, kus on. Hea näide on Baltika müüb väga edukalt Moskvas läbi veebipoe. Just sellepärast, et kunagi olid seal betoonpoed olemas ja neid veel mäletatakse, mis oli juba päris tükk aega tagasi. Aga mujal näiteks ei osteta, ainult Peterburg ja Moskva teab Baltikat. Ja Andrus Ansip töötab Brüsselis välja uut strateegiat, mille kohaselt siis võiks meil minna need postipakkide kulud odavamaks, eks, Euroopas. Sa ütled, et e-pood ei ole nagu ülemaailma nähtus, aga tegelikult ka regiooniti on, et Euroopa võiks ju arvestada ühe regioonina. Kas see tähendaks... Kui need delivery hinnad veel odavamaks lähevad, siis tõepoolest enam Eestist ei osta võib-olla. Ma tahtsin öelda, et kas see meie ostjate jaoks teeb elu paremaks ja kauplejate jaoks? Kindlasti teeb ostjate jaoks elu paremaks, kui neil on valik ja logistika on hea. Kindlasti annab see teatava löögi Eesti logistikakeskusele, heas mõttes löögi, et nad hakkavad nagu liigutama ennast ja soovivad deliverit teha. See, et Eestis ei ole same day deliverit, on väga pikka aega olnud jutt, et ei tasu ära, Eestis ei saa seda teha. Samal ajal on Eestis juba 10 aastaid pizza delivery, lillede delivery, et see on jabur jutt, et on võimatu teha 400 000 inimesega linnas seda teenust. Ka väiksemates linnades Eestis võiks see täiesti olla. Rain, sa liigud palju USA läänerannikul, seal inimesed ostavad ka, ütleme, kaupa supermarketi asemel internetist, eks? Instacart. Äpist. Yeah. Et supermarket on nagu paljud asjad, et nagu praegu on takso tellina liikunud äppi, et järgmine hästi suur trend tegelikult Euroopa suurtes linnades on see, et kodupood liigub äppi. Et sa tellid oma kõik need asjad, mis vaja on, mõne klikiga
ükskõik kus sa oled, ja siis 2 tunni jooksul on ta sul ukse taga. Ja see on palju efektiivsem, paljude arvates siis, kui see, et sa lähed ise poodi, raiskad seal 1-2 ära, et neid asju valida, ja sa niikuinii regulaarselt, pidevalt tellid. Aga Eesti probleem, challenge, jah, muidugi siin natukene on ikkagi see väiksuse, et sellist väga hyperlocal same-day delivery't teha ja samas pakkuda ka seda kasutuskogemust, nagu Instacardi äpil on, et selleks on vaja ikkagi natuke suuremat kriitilist massi, et see lahendus muutuks ettevõtjale, kes seda pakub atraktiivseks. Ja seetõttu suurtel piirkondadel on väike eelis. Seda küll jah, aga ma pidasin silmas ikkagi, et logistikamaailmas on mingisugust innovatsiooni vaja, et samamoodi ei ole Eestis näiteks korraliku subscription-based business modeli peal ühtegi korralikku kauplust, eks ole, mis on siis nagu same-day delivery vastand ja väga ökonoomse delivery'ga, aga keegi ei tee seda. Miks nad ei tee? Kas ei ole oskan ka, EAS ei anna raha. ei ole lihtsalt, nii palju muud on teha, et ma arvan, et kindlasti on mõni, kes teeb. See on võib-olla seesama, millele Rain viitas, et kui sul turg ei ole nii suur, siis sa ei saa nii läbitöötatud, mugavat lahendust välja töötada, sest see maksab palju, et tegelikult kas või Taxify'ga, et ma olin ka ikkagi nagu müüdud ühe kasutaja kogemusega ja ei ole kordagi pärast helistanud, et tegelikult see e-poe lahendus peab olema ka selline, et sa kohe lähed ja teed ja kõik toimib. Nädalavahetusel toimunud garaažil, ma tean, pitchiti kindlasti ühte subscription-based pakendivaba e-poodi, aga nad vist ei saanud tiimi kokku. Aga mõtted liiguvad ikka muidugi. No mis see kriitiline mass võiks olla, et see hakkaks tööle selline sama päeva kohale toimetamisteenus, et kui on see puudutab rahvastiku tihedust või puudutab see üleüldist turgu, kes on potentsiaalne, mis te arvate? Sest et ega see Instacart, ega ameeriklased ei ole oma olemuselt väga teistsugused inimesed kui meie siin Euroopas. Ta nõuab mingisugust ärialast riski, sellepärast et ega see same-day delivery ta ei saa ikkagi olla see, et võetakse kaup ja viiakse ühest kohast teise, ta peab olema ikka mingi kaubaring, kus võetakse suurem kogus kaupa ja viitakse sama piirkonna kohtadeni, kui mingi kriitiline mass tellijaid. Et täna ei ole neid ka tellijaid piisavalt, samas nüüd e-Maxima teeb seda, et tarnib kaupa koju, ja ka nende delivery on minu teada ikkagi mõned päevad võtab aega, et ta ei ole nagu samal päeval. Ja see kitsaskoht ei ole mitte see, et Maxima ei tahaks, vaid Omnival on ainult 2 vist autot külmutusega või midagi sellist. Aga tulevad ka need külmkapid alla foyeedesse, majadesse, postipakid, paradnapõhised. Et seal on mingid sellised nüansid veel, et Ameerikas hästi loomulikult visatakse treppi peale lihtsalt, mis iganes sa tellid ka kallid asjad, on ju $100 väärtuses. Eestis seda siiski väga ette kujutaks, et sa pead nagu kätte andma ja see on logistiliselt, ma kujutan ette täiendav challenge. No seda üritab vist näiteks Rootsis Volvo ja ka teised autofirmad parandada, et sa saavad sinu pagasnikusse auto siis pagasi ruumi jätta, kuller selle kauba. Siin konverentsil väga palju pole räägitud tervisest seoses internetiga ja ega me otseselt nagu tervisest siin ei räägigi, aga me räägime majandusest ja tegelikult e-tervis on väga palju seotud sellega, kuidas selle pealt raha teenida tänapäeval, eks. Ma tahaks korraks seda puudutada ka. Eestis on see e-tervis niisugune ebamäärane sõna, sellega nagu tegeldakse, aga väga hästi sellega pole läinud. Ma võin tsiteerida, mida Riigikontroll on öelnud, näiteks me oleme pannud palju raha e-tervise arendamisse väga konkreetsete projektidega, aga kuigi juba 2008 aastal oli seadus, mis nõudis, et inimeste andmed esitatakse digiloosse, siis 92% eriarstiabiteenuse osutajatest, need on siis haiglad ja hambaarstid ja sellised teised tegutsejad, ei esitanud üldse andmeid sinna. Lihtsalt ignoreerisid seda, et seadus midagi käsib teha või meil on digiregistratuur, mis võeti vastu juba 7 aastat tagasi, 2008. Ja kas keegi tänapäeval saab endale internetis panna aja arsti juurde? Jah, võib-olla küll, kui käid mõnes korralikus erakliinikus või hambaarsti juures, aga üldiselt see ei toimi. Kas te näete, et see e-tervis võib ka muutuda vahendiks või valdkonnaks, kus me saame rohkem nagu erainitsiatiivil siis ettevõtlust arendada? Kristjan, mis sina arvad? See on ausalt teema, mis mind ennast väga intrigeerib. Ma näen, et seal on 2 trendi maailmas, et ühest küljest riikide see sotsiaalmaksusüsteem ei ole nagu jätkusuutlik, et kogu aeg ülalpeetavate arv kasvab, näiteks Jaapanis on vist 33 miljonit 65+ vanusega inimest, mis on 2 korda rohkem kui kõiki lapsi.
et no tegelikult sul näeb, see mudel läheb lihtsalt selle läbi katki, et sul kogu aeg pensionäride ja töötajate suhe läheb niimoodi. See on ühest küljest, ehk tegelikult peab muutuma tervishoiusüsteem ja sinna peab eraäri sisse tulema. Ja teine asi on see, et ma näen, kuidas praegu väga agressiivselt nagu nii Apple kui Google lähevad e-tervise suunas, et just eile või üleeile lugesin artiklit, kuidas Google'i või selle Apple'i see uus research kit, mis on just tervisele suunatud, mis uue tarkvaraversiooniga välja tuli, et seal nad sihivad ka nagu DNA andmete mõõtmist, et tegelikult nagu tervishoiu andmetega on väga suur häda selles nii USA-s kui ka Eestis, et need, kes neid omavad, neid andmeid, et ka Eesti haiglateks, miks ei ole nagu e-tervise poole Eestis lennanud, on see, et haiglad hoiavad selle info kõik endale. Neil ei ole motivatsiooni jagada, kuna äkki siis teised haiglad saavad ka kasutada. Ja selle tõttu tegelikult pidurdatakse kogu süsteemi arengut. Ja selle läbi Apple praegu mõtlebki, et kuidas näiteks DNA andmete nii-öelda omanikuks panna telefoni läbi inimene ise, siis ta vaatab, kellele ta jagab, mis muudaks kogu süsteemi ja võib-olla sealt tuleks see hüpe siis. Ja siis ta võib väga kiiresti minna. Nii et ma arvan, mis juhtub, on see, et tegelikult 10 aasta pärast on samamoodi nagu muude sektoritega, et need targad loovad lahendusi ja võib-olla need lahendusi kasutatakse üle Euroopa. Ehk et üks näide veel, et mis just lugesin, on see, et silmaarsti juurde nüüd toodetakse lahendust välja, et sa paned lihtsalt iPhone'ile külge selle ja sa ei lähe arsti juurde enam, sa vaatad sinna sisse ja sa saadad täpselt oma päringu ära. Ja siis tegelikult võib Eesti, kuna patsiendi vaba liikumine on nagunii see direktiiv, et siis võib tegelikult olla nii, et see, kes selle hästi teeb, et siis kõik inimesed üle Euroopa käivad Saksamaal näiteks selle juures ilma kordagi liikumata. Mis tähendab seda, et nagu selle booking.comiga võib-olla, kui me ise seda lahendust ei suuda teha, kogu raha läheb Eesti süsteemist välja. Ja ma olen aru saanud, et e-tervise rahastamisega on ka see asi, et ka nii-öelda, et kus see raha on, et kui see raha on patsiendi küljes, et ta saab valida, kuhu ta oma rahaga läheb, et ka see, igal juhul on konkurentsipuudus karjuv selles valdkonnas. Et kunagi sõber käis koos oma naisega metsas jalgrattaga sõitmas ja komistasid ja lõi jala ära. Ja läks koju aga kodus ei olnud rivanooli. Ja siis mõtles, et lähme igaks juhuks traumapunktist läbi. Igaks juhuks, et lihtsalt desinfitseerime. Ja niimoodi sinna jõudsid, läks masinavärk käima, siis oli vaja röntgen, igasugused, kõik asjad, mis seal oli võimalik läbi käia, eks ole. Et ikka läks paar tundi ära ja huvitav oli jälgida, aga samas see summa, mis nagu kulutati, kõik puhtalt maksumaksja raha on ju täiesti meeletu ja selle pärast see võitlus käibki. Et kui tal oleks võimalus minna kuhugi mingisse teise kohta või kuidagi teha, et see ilmselt jääks tal rahaga mingi täppi muretsema, ma ei tea. Rain, kas sa ettevõtjana näed, et see tervisevaldkond on koht, kus tehnoloogia aitaks siis välja mõelda mingisugused kommertsteenuseid selle peale, selle ebaefektiivsuse lahendamiseks? Jah, kindlasti, et ühelt poolt kui sa lähed juba tüüpilisse tehnoloogiapoodi, et siis seal on juba see on oma tervisetoodetele ette, et sul on seal kaalud, sul on seal igasugu mõõdikud, mis sul pulsse muid asju mõõdavad, siis viimane asi, mis ma ostsin, oli Apple Store'is kraadiklaas, mille sa ühendad juhtmega oma iPhone'i külge, mis siis nagu näitab sulle iPhone'i ekraanil, mis su see temperatuur on. Aga et mis see nagu kaasa toob, on ka see, et kõik need andmed kogunevad, mis need siis erinevad mõõteseadmed annavad, kogunevad patsiendi enda kätte ja mingi hetk saab ta minna nende andmetega arsti juurde juba peaaegu nagu valmis diagnoosiga. Ja arst siis lihtsalt kinnitab üle, et jah, tõsi, et see on õige. Et ta kindlasti liigub rohkem nagu patsiendi kontrolli all läbi nende seadmete. Ja üks teine hästi huvitav algatus viimastel paaril aastal vist on see X-Prize, kus on välja pandud 10 miljoni dollarine prize või auhind sellele, kes mõtleb välja mingisuguse väikese odava seadme, mis suudab diagnoosida võimalikult suuri hulka erinevaid haigusi. Ja üle maailma on 10, kui mitte 100 tiime, kes kõik võistlevad selle nimel, et see prize saada. Et on näha, et esimeste tooted hakkavad tasaks turule jõudma või turukõlbulikkuse lähedale jõudma, et on näha, et eraalgatuse tehnoloogia on kindlasti abiks ja seda eriti just ka arengumaades, kus see traditsiooniline meditsiin, millega me siin oleme harjunud, et see ei ole kättesaadav, et just seal on see eriti see eraalgatus. Ma olen näiteks näinud ka mitmeid analüüsi, mis arvavad, et 10 aasta pärast, täna tegelikult meditsiinisektoris enamus läheb kulust ikkagi ravile. Et see ravi proportsioon kukub väga oluliselt ja enamus läheb diagnoosile, et inimesed on vähem haiged ja just see andmepõhine lähenemine aitab sul diagnoosida, et saadab sul telefon võib-olla ise perearstile andmed, mis sul olukord on.
ma arvan, võti on just siin, mida Rain ka ütles, et need andmed täna ei suudeta neid luuda ühtset keskkonda, et võib-olla see patsiendile andmine, selle andmete õigus läbi siis suurte nii-öelda lahenduste, Google, Apple, et see on võib-olla koht, mis tegelikult muudabki selle sektori lõpuks ära, sest ühe mõtte veel lisan, et kutsusime Jaan Tallinna rääkima ühele e-tervise üritusele, mis oli eraldi sel teemal, ja tema Metameedi projektiga on tegelikult seda sektorit näinud ka lähedalt ja USA-s ja noh, et ta oli küll väga kriitiline selles suhtes, kui jäik see sektor on ja kui avamatu nagu muutustele. Aga elu on näidanud, et kui lõpuks see tehnoloogia jõuab nagu küpsemispunkti, siis ta nagu plahvatab selle muutuse ikkagi ära, ükskõik kui vastu sellele sektor ei oleks. Nii et ma arvan, et me näeme väga järsku muutust siiski 10 aasta jooksul. No kui palju siin on selles küsimus, et sellel osalistel, kes selles raviprotsessis on väga erinev ka, ütleme, tase tehnoloogiliselt, et minu telefonis võib olla väga palju nagu terviseandmeid, aga nad ei jõua minu arstini, kui nad isegi ei oska neid vastu võtta ja sinna tekib ka see ebaefektiivsus. No loomulikult, see on see iga asja 1.0 on enamasti katastroof, et ma ei näe siin saalis ka kellelgi esimesest versiooni iPadist, et noh, see ongi, täna on see kõik väga toores või võtame, ma ei tea, Bitcoini, et noh, et see on nagu hästi rabe on see krüptorahade maailm, aga kindlasti on see tulnud selleks, et siia jääda ja võib-olla lihtsalt me kasutame 8 aasta pärast mingit muud coini. Et ma arvan, et see e-tervis ja see dataga kõik ongi, et seal täna alles kombatakse, et lõpuks, kui need lahendused tulevad kindlasti mingi hetk väga kasutusmugavad. Okei, aga e-tervise teema kokkuvõtmiseks, kas te ühesõnaga näete praegust olukorda hinnates, et Eestis võiks olla nagu potentsiaali sellele, et tekiks mingisugunegi kommertslik tegevus e-tervise valdkonnas? Ja kindlasti juba tekib, Äripäev just kirjutas, et Diana Ingerainen kuskil Õismäel teeb, et juba hakkavad automaatseid diagnoose panema ja maailmas on väga tugevaid Eesti e-tervise spetsialiste, mida on eestlane juhtis Soomes mingit asja, täna on kuskil Ameerikas ja siin mõtlejaid ja visionääre ikkagi on, et ei ole seda, et inimesi ei ole, et küll ta tuleb. Minu arust ka potentsiaal on super, aga nagu vist on öeldud, et maailma ettevõtete surnuaed on täis suurepärase potentsiaaliga projekt, et täna on, kui me samamoodi jätkame, siis jääb ainult potentsiaaliks. Et seal on minu arust vaja nagu päris tõsist muutust. Olgu, räägime veel natukene ühest sellest aspektist, kuidas internet siis majandust mõjutab ja võib-olla tööturgu ka, aga mul on üks video veel kõrvale pandud, kes ei ole väga aktiivne meedia jälgija, siis pole seda äkki näinud, aga lühike video, vaatame üle. Kindlasti tuleks tänavatele, sest mina olen korra mitte anarhia poolt. Nii palju kui mina tean, siis Uber kasutab põhimõtteliselt kontrollimata isikut. See on väga kummaline asi ja ma olen kuulnud ka seda, et mitmes riigis on see keelatud. Kuna Eestisse on otsustanud laieneda taksoteenust pakkuv idufirma Uber, käisime Tallinna tänavatel ja küsisime tallinlastelt ning taksojuhtidelt, mida nad sellest teenusest üldse teavad. Uberist küll ei ole kuulnud. Aga Taxify'd olete kasutanud? Absoluutselt kogu aeg kasutan. Midagi ma olen kuulnud ja et see mingi jagamine võib-olla midagi taolist, ma ei ole täiesti kindel. Aga Eestis on põhimõtteliselt konkurent sellele Taxify, seda olete kasutanud? Jaa, olen kasutanud, jah. Ja kuidas meeldib? Väga rahul olen sellega. Ei. Ma kasutan kutsutaksa. Taxify mängib teatud reeglitega siiski, aga Uber on siiski, ma kardan, et see lööb ikka, tekitab täielikku anarhiat, nii et mina nüüd küll 2 käega seda vastu ei võtaks mitte mingil juhul. Kui võimalik, siis riiklikult ära keelustada. Kogu aja on surve ühiskonnalt, et see teenus on ikkagi halb meil ja ikkagi taksojuhid ei vasta nendele nõuetele ja teistele nõuetele. Ja nüüd, need inimesed, kes on saanud litsentsid ja siis järsku tuleb üks mingi firma suvaliste taksojuhtidega. Või nad ei ole siia taksojuhid, ei saa nimetada taksojuhtid, aga ma ei tea, kes on. Lihtsalt sõidukijuhid. Asi läheb ju veel hullemaks, ega Tallinnas on praegu väga palju taksosid ja probleem on läinud suhteliselt tõsiseks, et ma olen üle 10 aasta teinud seda tööd ja praegu on läinud asi teenimise mõttes halvemaks. No näete, siin on ausad tööd tegevad inimesed, kes on oma ameti ära õppinud, oskavad seda teha ja
meil on üsna selge perspektiiv ees, et nad varsti jäävad tööta, sest et mina ja teie hakkate hoopis nende kliente sõidutama, võib-olla siis ka auditoorium ja ühesõnaga tavalised inimesed oma autodega, kui Uber tuleb. Nii et kas te olete nõus, et keelame ära selle Uberi? Kes ütleb esimesena jah? Mina arvan, et kindlasti tohiks Uberit ära keerata, see on nii tore, et mul on mitmeid õhtuid vaba ja elus ja miks ma ei võiks sõita ja kedagi vedada. Aga Uber ei ole öelnud, et ta tuleb selle teenusega Eesti turule, ta on väga salalik olnud oma teenuste valikul. Parandan sind, eelmine nädal nende regiooni juht, kes siin ja ütles, et 100% tuleme Eestisse. Ei, tuleme, aga Uberil on palju teenuseid, et see, et tavalised inimesed taksod sõidavad, seda nad pole öelnud. Nad on öelnud, et võib-olla nad teevad nagu lihtsalt Taxify analoogi või luksuslimusiini rendi. Mul on võib-olla teised andmed, aga mis me vaidleme selle üle, mis hakkab juhtuma. Ilmselt nad on päris palju Ida-Euroopa riikides selle nii-öelda ride-sharing tasemega teenusega, mis tähendab, et inimesed jagavad oma autot. Kuidas te suhtute sellesse, et tuleb selline internetiettevõte ja põhimõtteliselt siis paiskab segi ühe täitsa seni hästi korraldatud valdkonna, kus inimesed tööd saavad? Rain, mis sa arvad? Lihtsalt väike disclaimer, ma olen Taxify's pisiinvestor, aga et Uber, mina arvan, et see on progress, nii see juhtubki, aga oluline on, et reeglid oleks võrdsed. Et mis Uberiga mõnel pool on juhtunud, on see, et kuna Uberi turuväärtus on 50 miljardit ja ta tõstab iga poole aasta tagant 2 miljardit raha juurde, et siis Uber saab ignoreerida seadusandlust ja maksta lihtsalt trahve ära, mida paljudel väiksematel tingimata ei ole võimalik teha. Aga et kui reeglid on võrdsed, et siis see on paratamatus. Kui taksojuhtidega ka rääkida, et siis see Taxify tulek oli kõige suurem muutus nende töös aastast 79 alates, mil tuli Kiisu. Ja nüüd siis tuli esimest korda see muutis nagu nende sellist nagu tööprotsessi oluliselt. Et võib-olla selline tugevam muutus, mis neid ees võib oodata 10-20 aasta perspektiivis, on ikkagi pigem isesõitvad autod. Et see on tõenäoliselt väga realistlik stsenaarium, et see juhtub ja see tõenäoliselt seda industrit muudab palju olulisemalt kui praegune Uber. Sest ma näiteks see Kiisu näide võib-olla, et ma ühe taksojuhiga just sõitsin ja kasutasin seda uudset lahendust, mis Taxify's on, et sa saad sisuliselt ilma rahata hakkama, et sul lihtsalt tuleb firmale arve ja toimib väga hästi. Ja siis ta ütles, et mulle see küll ei meeldi. Ma küsisin, miks, et segane. Et tegelikult oli kõik palju lihtsam. Aga see võib-olla see Raini mõtte jätka, et alati iga muutus on ebamugav, et inimaju on ehitatud, et kõige paremin elu siis, kui kõik läheb samamoodi edasi, et aga ta ei saa minna. Et siin seesama isesõitvate autote näide, et ühte Portugali teadlaste analüüsi lugesin just, kus nad ütlesid, et põhimõtteliselt kui tuleviku linnas meil on võimalik 90% autodest ära saata, lihtsalt selle läbi, et sa suudad, autod ise sõidavad ja muudavad trajektoorid kõik andmete põhiseks ja sa oled efektiivsem. Et siis selles mõttes, kui keegi kutsekooli tunneb minnes, et tema unistus on taksojuhiks saada, siis võib-olla seda ametit 10 aasta pärast ei ole, nii et võideldakse alati nende uute trendidega. Mina arvan, et kui on seadused, mis piiravad niisugust vaba ettevõtlust, siis võiks pigem neid seaduseid lõdvemaks teha, et Uber saaks tulla. Et ka Taxify on öelnud, et andke ainult seaduses ette ja me suudame kõik järgi teha, mida Uber täna pakub, et olgu reeglid lihtsalt võrdsed ja see on minu arust pigem tähendab, sest Uberi visioon sellest, kuidas nad tahaksid teha niisugust teenust, kus inimene istub peale ja siis taksojuht võtab veel ühe inimese peale ja Uber optimeerib nende trajektoorid nii ära, et ühe taksoga saavad sõita 3 või 4 inimest oma sihtpunkti, mis tähendabki seda, et autosid võibki jääda vähemaks ja taksosid ka paraku. Et see on kindlasti innovatsioon. Ma arvan, et see on ka väga hea meelega tahaks rääkida tunde isesõitvast autodest, aga see teine külg on see, et mis me inimestega teeme siis. Et valitsuse nõunik Siim Sikkut on teinud ühe analüüsi, kus ta rakendas rahvusvahelist metodoloogiat Eesti peal, sai tulemuseks, et eks meil jääb siin umbes 315 000 inimest tööta varsti, 51% siis hõivatutest. Selle tõttu, et nende töökohad muutuvad siis automatiseerituks. Kas me arvame, et kas te arvate, et see on hea asi? Küsime nii. Ma ei tea, kas see ka päris nii juhtub, et kui vaadata ajalooliselt, et kogu aeg tehnoloogia on kaotanud töökohti ära,
aga ometi üldine tööpuuduse määr ei ole ju tingimata nagu kindlasti mitte samas proportsioonis suurenenud, et miks ta peaks juhtuma 10-20 aasta perspektiivis rohkem, kui ta varem on juhtunud? See on tegelikult üks trend, mis mulle maailma suhtes võib-olla muret teeb ja see haakub selle eelnevaga, kui ma ütlesin, et väike hulk tarku võib maailmas täna teha väga suuri lahendusi, siis need väiksed hulgad tarku teevadki neid ja meil tegelikult maailmas tekib ilmselt päris suur jupp inimesi, kellel head rakendust ei ole. Ma ise kardan, et see on juhtumas. Et siis on need riigid, kes ei suuda teistele vajalikke asju teha, siis need on nagu päris tõsises jamas ja need, kes suudavad, neil võib päris hästi minna. Et tegelikult see on nii aeglane trend, et ta kogu aeg vaikselt juhtub, et seda sageli ei märgata, aga ma kardan, et see trend läheb vältimatult edasi. Ja eks tegelikult on ka ühiskonnas organisatsioone, kes märkavad seda, et ma tean, et nagu Euroopa Komisjon juba uurib võimalusi sellest ideest, millest poliitikud või ei räägi, mis on kodanikupalk või taolised asjad, et inimesed, keda otseselt vaja ei ole, et neid on ühiskonnal võimalik siiski edasi aidata elus püsimisega, et ikkagi töötama võib siis, kui oled efektiivne, et sotsiaalsed töökohad ei ole väga efektiivsed. Aga kui lähme korra sellisele tavalise organisatsiooni tasandile, kes näeb, et tal töötab praegu 500 inimest, aga 300 töö saab teha automaatseks, kas see on nüüd ühemõtteline protsess, et inimesi jääb vähemaks või see töö iselem ka muutub, et need, kes siis seni ei pea enam käsitööd tegema, saaks kuidagi teistmoodi rakendada? Ma arvan, et Eesti potentsiaal on väga palju küll ümberõppes kinni, et kuidas me vaatame, mis ametikohad jäävad tõenäoliselt tehnoloogia tõttu välja ja õpetame neid inimesi ümber, et see on midagi, mida peaks rohkem rõhutama. Aga sellest videoklipist vana härra Lembit, temast progejat ei tule. Aga kindlasti tuleb temast Uberi juht, ma arvan. Võimalik. Aga kaubanduse puhul see tarkub ka väga silma, et mina tihti käin mõnes tavalises sellises erialapoes, ütleme näiteks spordipoes, ja minu jaoks inimene, kes on sinna palgatud siis seda ostu vormistama, on täiesti kasutu. Sest et mul on vaja pigem nõu, mul on tegelenud sükse alaga, palun, mis varustus mulle sobiks sinna. Et kas sa näed, et nagu sealt poolt on see töökoha iseloom muutub, et sa enam ei pea vajutama seda ostu vormistamise nuppi kassaaparaadil, vaid see inimene võib hakkama saama spetsialistiks selle näiteks kaupade müümises. See nii-öelda showroomingu trend on väga levinud ja on samas ka see, eks ole, et sa tegelikult teed oma uurimustöö internetis ära. Et nii-öelda click and collect on siis e-kaubanduse no siis jääb müüja ka päris tööta vist. Kuidas? Siis jääb müüja täiesti tööta. No, click and collect on see, et sa vaatad internetis ja lähed ikkagi ja ostad müüja käest või siis automaadist, mis iganes. Aga et jah, see mõte, et poes võiks olla spetsialist, kes kaupa tunneb, et see on kindlasti mõistlik, samas ei saa oodata, et ta teab kõigist kaupadest kõike suures poes, et pigem on ta assisteerib siin, kuidas kasutada seda vastavat touchscreeni seal, et leida ise oma info. Aga see on selgelt trend, et spetsialist poes kindlasti ka ära, pigem tema osakaal on, kui meil tooted, teenused muutuvad keerulisemaks, et selle spetsialisti roll on päris suur, kes sind lõpuks ikkagi ekspertarvamusega aitab. Aga see kassapidaja, kes lihtsalt tooteid nagu läbi lööb, see kindlasti kaob ära üsna ruttu. Ja see küsimus, mis ma enne küsisin autode kohta, et autod võiks ise endale varuosi tellida, kui need hakkavad läbi minema, see on, minu arust on see, mina ei taha seda teha, see on niivõrd valuline. Škodal on kõige lihtsam tulede vahetamise süsteem kõikidest autodest üldse ja ma ei taha ka seda teha, ma tahaksin, et kuidagi siis ei juhtuks, et ma ei lõpetaks mingi vale tule, vale jupiga, või tuled on halb näide ilmselt. Aga kui mul on kodus küttesüsteem, kus on mingid filtrid hakkavad läbi minema, siis see alustada võiks sellest, et see tehnik helistab mulle, et temal on mingisugune raamatupidamisprogramm, ütleb, et mul hakkab filter läbi saama, aga ka seda ei ole täna veel. Hariduses korratakse väga palju seda, et meil on vaja õpetada noored programmeerima. See on mantra lausa, võib-olla selline kampaania vormis, et see on nagu lahendus igasugusele tööjõuga seotud murele tulevikus. Kas te ka usute seda, et see, kui sul on, oskad arvutiga koodikeeles suhelda, et see tagab selle, et sul on kindlasti töö olemas, et see on universaalne lahendus? Mina usun sellepärast, et keeleoskus on ju iga uus juurde õpitud keel arendab aju, arendab inimest mõtteviisi ja tegelikult on programmeerimiskeel lihtsalt üks keeleline võimalus suhelda tehnoloogiaga, anda talle ülesandeid. Mis te arvate? Mulle tundub, ma vaataks nagu laiemalt, et see peaks ikkagi nagu inseneriharidust nagu laiemalt, mis tegelikult nagu igasuguste selliste valdkondade, et IT on loomulikult üks ja väga potentsiaalikas ja võib väita, et Eesti kontekstis just võib-olla nagu just Eestil võib-olla see kõige potentsiaalikam
Aga et igasugused tehnoloogiad on need, mis kasvu loovad ja mis maailma muudavad ja mis lõpuks pikas perspektiivis nagu töö tagavad, et ma ei piiraks seda kindlasti sellele, et meil on vaja ainult programmeerijaid, meil on vaja igasuguseid insenere. Ma ütleks ka, et reaalained laiemalt, et võiks olla see suund. Seda minnes täna paistab küll, et tööpuudust ei paista, kui seda hästi osata. Aga kui sa rääkisid ümberõppest, siis sa ei õpeta ju kõiki neid inimesi, kes on harjunud kassas lööma läbi tooteid, et nad õpiks siis reaalained, et kuidas me nemad saame siis ikkagi tagasi tööle? Ei kes kassas löövad praegu asju läbi, neid kindlasti saab õpetada toodete spetsialistideks, et nad teaksid, mis asju nad läbi löövad ja oskaksid klienti nendes nõustada, et see on nagu hästi loomulik, et alati ei pea tegema hästi suurt hüpet, millessegi täiesti teistsugusesse. Sest ega nüüd, alates sellest .com mullist on räägitud tavalise kaubanduse kadumisest, et ega ta päris vast kuskil ei kao, omad nišid jäävad, et siis peabki see kauba läbilööja pigem olema selle emotsionaalse ostu toetaja sellele võimalikule tarbijale, et ümber profileerima, et ta ei pea seda tarkvara seal kasti sees hakkama ümber koodima. Aga sa mainisid siin juba seda ka, et me peaks hakkama justkui töökohti välja mõtlema senikaua, kuni meil on 51% inimestest on automatiseerimisjärel töötaja, ega pole jõutud ümber õpetada, et kas sa arvad, et see on täiesti kasutu? Sa ütlesid, et see on ebaefektiivne, et sotsiaalsed töökohad. Ma arvan, et töökohtade hoidmine ainult selleks, et oleks inimestel tööd, on ebaefektiivne. Et see oli mu point, et kui on mingisugune töökoht, mis loob ühiskonnas kasu, olgu ta koristaja või kojamees, et sellest on kasu. Aga ja ma ei hakka seisukohta võtma, mis need sotsiaalsed töökohad Tallinnas olid lihtsalt, et sõideti trammiga ringi. Võib-olla mõnest kena hea suhtlusoskusega inimesest oli ka selles ametis kasu, ma usun, et oli. Aga lihtsalt, et päästa poolt ühiskonda ainult sellega, et nad teevad midagi, et neil igav ei oleks, et see pole nagu lahendus, et pigem siis peaks pakkuma neile inimväärikat elu võimalust Kadriorus jalutada ja ikka natukene toit lauale saada. Mis te arvate, kas meil on lahendus see, et me mõtleme ise töid välja riikidena või kohalike valitsuste otsustajatena? Ma ei tea, ma ei oska ka öelda, et mul meenub, et USA-s Oregoni osariigis sa ei tohi ise bensiini võtta. Et seal on selline töökoht, et igas bensiinijaamas on või lisaks inimene, kes sind tangib, ise võtmine on keelatud seadusega. Ja kui tal kunagi võis olla mingisugune ohutus või mis iganes põhimõtted, praegu ainus põhjus, miks see töökoht seal alles on see sotsiaalne, et inimesed ja noored saaksid tööd. Et ma ei näe, et nagu see oleks päris see lahendus. Et seal kindlasti on teised meetmed, kuidas inimestele, kõigile inimestele tagada, et kui riigi rikkus ja elatustase tõuseb, et kõik inimesed saaksid sellest kujul või teisel osa. Käisin Indias bensujaamas, kus mind teenendas 7 inimest ja see oli automaattankla. Väga hea, kas publikul on veel tulnud küsimus? Ma kahjuks ei näe meie hashtagi, kas on tulnud Twitterist küsimusi, aga siia ette valun mikrofoni, jah? Tõenäoliselt igas sektoris, ka IT-sektoris ei ole ju ainult nagu kõrget kvalifikatsiooni nõudvad kohad, et seal on terve rida niisugusi andmeparandustöökohti ja niisugust nagu musta käsitööd, et neid andmeid siluda ja niisugust elementaarset ühest kastist teise andmeid tõsta, et niisuguste suurte andmemahtude töötlemisel seda musta tööd on ka ju päris palju, et see musta töö vajadus veel suureneb, et see peaks olema kindlasti nagu koht, kuhu mida see, kui inimene lööb 2 nuppu nagu kassas, siis ta lööb seda 2 nuppu kuskil arvutisüsteemis, et parandada seal, ma ei tea, Tallinnal 1 enne ära võtta. Aga inimesed, kui hea see on, et kui me mõtleme selle peale, et kuidas panna inimesed musta tööd tegema. Et tõenäosus on see, et võib-olla tõesti neid musta töökohti tulebki väga palju, aga inimesed ei taha neid mustasid töid teha. Kui tehnoloogiline tööpuudus tuleb, siis tehnoloogia ei hakka välja vahetama neid mustasid töid, sellepärast et must töö on odav ja tehnoloogia ei anna seal tugevat kokkuhoidu. Et tehnoloogia ründab kõige rohkem just keskklassi, just nimelt arstide
diagnooside panemist, eks ole, et perearstid või õed võivad töö kaotada, mitte siis need musta töö tegijad, kes hamburgerit on alati kõige odavam kokku lasta panna nendel, kes seda täna panevad, noortel õpilastel kooli kõrvalt, mitte keerulistel seadmetel. Aga jah, selles mõttes on vastus jah, et eks seal kaovad töökohad aeglasemalt. aga kas me oleme haavatavad praegu Eestis selle poole pealt rohkem palju need lihttööd tegevaid või ütleme just seda keskklassi? Meil on siin viimased teated, et üks suur Rootsi ettevõte paneb kinni tootmist, aga jätab siia inseneride siiski tööle, aga paneb seda lihtsat tööd, tõmbab koomale. 90. alguses üks mu sõber kirjutas programmi, mis kirjutas haikusid, et põhimõtteliselt luuletajad võiks juba minna. Aga kindlasti lähiajal lähevad ka ajakirjanikud, et see, mis sa iga päev kokku paned, see on ju tegelikult suhteliselt lihtsasti taastoodetav tekstimaht. Õnneks sul on see tugev konkurentsi eelisturul, et sa oskad niisugust nišikeelt nagu eesti keel, mis veel nii kiiresti ei automatiseerita, aga inglise keeles ma arvan, et lähiaastatel. Hästi valit. et just eesti keel. Aga kas meil on mõni küsimus veel või me pigem rohkem ei vaheta mõtteid ja paneme selle asjale punkti? Kui nii, siis minu poolt aitäh kuulajatele, aitäh teile siin!